Tervitus vaatama järjekorras 7. episoodi podcastist, saatest Kiirus ja me tervitame legendaarse raadio kuulajaid ja kõiki teisi inimesi, kes meid erinevate muude platvormide pealt vaatavad. Masinavärgi Kiirus ja meil on toimunud vangerdused. Wow. Meil on toimunud vangerdused, 7. episood ja Raiko on läinud. Margus Kiiver. Silver, Leiman, nii et selles mõttes meil tegelikult on asja põhjus on hästi lihtne. Me kohe hakkame Monaco GP asjadest rääkima, aga kõigepealt saadame tervitused Raikole, kes kui saade eetris on, siis ta on juba ilmselt Eestis tagasi, aga ta läks abikaasat toetama Poolas triatloni võistlustel terve perega, nii et väga kõva. Aga Silver, Monaco GP, ütleme nii, et oli tulevärki, lõppes võib-olla mõnes mõttes nagu oodatult, aga teisest küljest natuke nagu ootamatult, kui me võtame arvesse seda, mida enne etappi räägiti, ehk siis Kimi Antonelli Mercedesega võitis, Lewis Hamilton Ferrariga teine ja Isaac Hadjar Red Bull Racing ja poodiumi 3. koht. Aga enne, kui ma sulle sõna annan, ma ütlen, et me peame ära markeerima selle, et me salvestame suurusjärk tund aega pärast etappi lõppu. Ja see tähendab seda, et tulemused võivad veel muutuda, sest ma ei mäleta ühtegi etappi, kus oleks niimoodi helde käega jagatud erinevaid karistusi. Vahepeal vaatad lihtsalt 6 hüüumärki, siis tuleb juurde, kaob ära vahepeal. Äge. Ja, absoluutselt. Aga tegelikult, Silver, äge sõit. Räigelt äge sõit. Algusest peale juba vabatreeningutest saati. ja just, et vabatreeningutest oli selge, oli Ferrari, eks ole. Ja. Kõik vaatasid Ferrarile otsa, Leclerc võidab, Hamilton ütles, ei tegelikult mina tahan hoopiski võita ja toodi välja seda, et kui hästi tegelikult ikkagi Ferrari need äärekividega hakkama saab ja tegelikult, ma ei tea, kas sa nägid mingid slow motion kaadrid, kus näidati, mismoodi tegelikult Hamiltonil juba sinna nagu kurvi minnes ja üle äärekivide minnes, mismoodi see esiratas tegelikult maa küljes kinni oli. Et see on jõhker. Ja, aga jõudis kätte kvalifikatsioon ja kvalifikatsioonis oli Ferrari nagu pehmelt öeldes liimist lahti. Rütmi nagu ei saanud, aga üks Ferrari, ma ütleks, nagu rohkem oli mõjutatud. Hamilton nagu kuidagi hakkas saama seda mojot tagasi endale, aga Leclerc otsis, vist oli pidur, kui õigesti oli see teema. Ja etteruttavalt see oli tal terve nädalavahetuse mure. Et see oli tema probleem ja ta ei saanud seal pihta. Ja muidugi Hamilton ütles pärast kvalifikatsiooni, mille nad siis lõpetasid 3. ja 4. Ferrarit siis, et nad tegelikult sama päeval enne kvalifikatsiooni tegid ikkagi mingisugused muudatused ja ütles, et nad pidid nii-öelda nagu auto nina maha rahustama, nagu ta ütles kuidagi väga huvitavalt, et see masin oli nii närviline ja ega nad sellega lõpuni hakkama ei saanudki. Ma ei saagi aru, miks oli vaja nagu töötavat asja näppima minna, aga tead, selle Monaco raja kohta öeldakse ka, et seal võib olla nii, et kui sa rajale lähed, siis see raja olukord on võrreldes eelmise vabatreeninguga täiesti totaalselt muutunud. Jaa, sest on ju esiteks, sul on seal teised, kes sõidavad ka, teised sarjad on ju, F2, oli Porsche vist. Porsche oli ka, jah. Et see pinnas ju muutub ja sõidus oli ka näha, et pinnas tõesti muutus reaalajas. just. Aga tõepoolest kvalifikatsiooni lõpp ülipõnev. Max Verstappen, no ütleme nii, et seda meest ei saa mitte kunagi maha kanda. See on nagu tõeline näide sellest, mismoodi kivist vett välja pigistada, aga oma seda pole positionit ikkagi kätte ei saanud, sest tuli Kimi Antonelli. Minu meelest nagu Kimiga on selline lugu, et sel venal on nüüd praegu küll läheb nii, et mitte mingisuguseid probleeme ei ole, et läheb ja lustib. See on, kui sul on see hoog sees, kui sul on see rütm, siis seda on suht keeruline ära lõpetada, kui midagi juhtu vahepeal. Ja. F1 kõike võib juhtuda. Ja täpselt, ja juhtuski võistlussõidu start. Verstappen ei saanud minema. Mida? Mismoodi? Ja lihtsalt vaikselt korraks nagu hakkas liikuma ja oligi kõik. Ja pärast siis kommentaarides Max Verstappen ütles, et ta tegelikult sai juba ilmselt seal formation läpi ajal aru, et mingi mure on, et niipea kui ta mootorile vähe kõrgemaid pöördeid andis, siis polnud asi õige. Ja seal oligi nagu 2 varianti, kas tiksuda see ring lihtsalt rahulikult läbi, nagu tiim ütles ka, et bring it home, mille peale kommentaatorid ei saanud aru, et mis tähendab bring it home, et sõida lõpuni. Et kas nagu lõpuni ja. Või nüüd kohe
et aga see lõppes jah, niimoodi üsnagi kiiresti tuli boksi ära ja ega ta selles mõttes võttis seda kuidagi nagu paratamatusena ning ma pean tunnistama, et ega tegelikult sealt edasi, kui me nüüd nagu esiotsast räägime, midagi nagu liiga põnevat ei olnud. Sõidus endas? Ma mõtlen jah, just esiotsas, et Antonelli läks vaikselt nagu oma teed, Ferrarid olid seal tema järgi, eks ole, Russell oli hädas Pierre Gasly'ga. Oli, kusjuures. See on... Ja. Russell oli üldse hädas, terve nädalavahetus tegelikult. Tead, ma ütlen, ma olen seda varem ka öelnud, aga kui ma kuulsin ka enne Monacot, kuskilt käis läbi lause, et tead see nagu Miamigi, et see pole päris nagu minu rada ja nii edasi. Aga sa ei saa, kui sa tahad maailmameistriks tulla, siis ei saa sul olla sükest rada, kus sa hakkama ei saa. See on jah kuidagi, kas ta ütles niimoodi, et see ei sobi minu praeguse sõidustiiliga kokku või ei sobitu kuidagi oma vahel. Nagu see tõesti, pead ju hakkama saama kuidagi moodi. Aga kui edasi vaadata, siis tegelikult mis võib-olla sellised märgilised hetked olid vähemalt, mida ma endale seal on kirja pannud, on see, et mingil hetkel Isaac Hadjar hakkas kurtma, et ta ei saa enam mootoriga pidurdada. Pole jõudu, ei saa mootoriga pidurdada, kuidagi varieerub. Norrisel oli midagi sarnast, korra oli see jõud, korra kadus ära ja pärast ka Stroll ütles, et mingitel, kui ta katkestas juba, ütles ka, et jõuallikas annab kuidagi. Mingitel hetkedel on sul see mootori pidurdamine olemas, mingi hetk kaob ära ja see auto käitub väga naljakalt kuidagi. Huvitav, kas Red Bullil ja Fordil on midagi sarnast? No samal jälle tegelikult, mine tea, aga igal juhul mingisugused sellised probleemid siin on, eks võib-olla võib ka mõelda seda, et hooaeg hakkab kuhugile maale jõudma, et need jõuallikad võib-olla hakkavad natuke nagu iseloomu näitama. Kus juures Monaco erines just selle poolest, et siin oli piirangud suht maha võetud. Ainukesed piirangud, mis jäid peale, olid see, kui palju seda elektrienergiat saab korraga peale anda, aga 0 seda 0 kilowatt zooni, 0 seda power limited zooni, straight mode ei olnud, mis nagu pigem nagu öeldakse, et see Monaco on nagu sõitjarada rohkem, mitte nagu autorada, eks. Ja ei olnud ka neid mingeid muid piirangud, et kus nüüd mingis sektoris sa saad natukene rohkem seda boost'i peale, et see äkki panigi autot proovile rohkem. Jah, täiesti võimalik ja nagu see täpselt tõidki välja, et eks siis seal sellist nagu active aero, ehk siis see on nagu pöörlevad tiivad, et seda tegelikult me Monacos ei näinud, aga ilmselt ka väga lihtsal põhjusel ja sest seal tegelikult sellist sirget nagu ei olegi. Ja teine asi, millest tegelikult nädalavahetusel sisuliselt ei räägitud, oli aku, täpsemalt selle laadimine, sest see rada kogu aeg nagu toodab seda energiat sul peale. Nii et selles mõttes oli nagu päris huvitav. Tegelikult oli räigelt. Kui me nüüd edasi läheme, siis tegelikult ma arvan, murdeliseks võiks kogu selle etapi puhul pidada seda, et kui hakkasid boksipeatused pihta, sest siis hakkas see virvar, need samad karistused, millest me ennem rääkisime, mille mõju me siiamaani täpselt ei tea, siis läks nagu virvar lahti ja ma ei mäleta, sa oled nagu ka väga hoolega jälginud niivõrd palju karistusi kiiruse ületamise eest boksi teel. See juba paneb mõtlema selle peale, et kas on midagi kuskil sensoriga paigast ära, kas on sõitjatel auto peal midagi paigast ära. Kuudard või Palmer nüüd pärast nii palju, kui ma ühe kõrvaga kuulsin, mainisid midagi, et kui sul see boksist väljasõidu exit on just kui tahad seda ülisirgelt võtta, siis sa mingitel momentidel võidki saada selle lubatust kiirema kiiruse kätte. Aga jällegi, vist oli 6-7 tükki vist sai mina kokku seda, et sa saad ületad kiirust. Pole varem näinud. Jah, täpselt, et see selles mõttes ikkagi tekitas nagu sellise olukorra, et neid oli päris palju ja oli selge, et tuleb neid nii-öelda nagu siis välja teenima tulla, eks ole. Just. Ja boksipeatustega tegelikult, mis seal juhti, mõned kohad seal keegi suutis, ma mõtlen, kas Russell suutis Gaslist vist mööda saada. See oli, sest tegelikult oli natuke minu jaoks hämmastav, et Russell ei suutnud seda sõiduga teha. Mõlemal on muidugi Mercedes jõuallikad. Täpselt, ja Gasly, kuidas järsku, kus tuli lihtsalt kasutab võimalusi ja on. Aga järelikult rada sobis, et selles mõttes on, et seda küll, jah. Boksis lubatud suurim kiirus on 80 km tunnis praegu. Ja see reisdirektor võib seda langetada ka vastavalt sessioonile kuni, ma ei tea, isegi 60-ni välja. Aga tema nagu sõna jääb peale seal.
jah. Nii, aga nüüd ma üritan kuidagi joone peale jõuda. Ühesõnaga. Rääkisime sõidu algusest, rääkisime, mis vahel boksis oli. Aga just, et millal see nii-öelda nagu, mingil hetkel ju hakkas see nii-öelda nende karistuste lunastamine, eks ole. Ja selleks olid meil siis turvaautod. Ja turvaautod tulid meil kuidas? Turvaauto, mina mäletan nii, et oli Lance Stroll, kes leidis seina üles esimene kord ja teine oli oma koduväljaku poiss. Charles Leclerc, eks ole. Ja. Aga see tähendas ka seda tegelikult, et niipea kui Stroll sinna seina läks, siis oli tegelikult ju boks avatud ja kõik tulid ju rehve vahetama. Ning mulle tundub, et ega vist Leclerc ka nagu nüüd, nagu kes muide ju sõlmis värsket lepingu, ma ei tea, mitmeks aastakümneks nüüd Ferrariga, eks ole. Et ega Leclerc vist selle otsusega nagu liiga rahul ei olnud, et kõigepealt oli ju Hamiltoni jaoks oli täielik jackpot. Tal oli 5-sekundiline karistus all. Leclerc oli tal üsna lähedal. Ja. Ta sõitis boksi, võttis oma 5 sekki karistust ja pärast seda tema selja taga oli samal ajal ju Charles Leclerc, kes tegelikult sai ka natuke osa sellest karistusest. Ja selle sama jätkuks, ma ei tea nüüd, ma ei saa kinnitada seda. Ma vaatasin sõiduaeg Redditit, ma vaatasin X-i ja seal käis mingi arutelu selles, et Ferrari ei olnud Hamiltonile edasi andnud, et sul on 5 sekki ajakaristus. Wow. Ja sellega seoses siis Hamilton ei teadnud, mis toimub ja samamoodi ka Leclerc ei teadnud, mis toimub justkui. Ja Leclerc omakorda ei saanud aru sellest, et miks teda boksi kutsuti, sest tegelikult ta oleks ju saanud vabas vees edasi minna. Ja sama käis ka Russellil ka ei antud teada, sest kui sa hakkas ise selle seletama, et kuule, et mis värk on, et Russell teadis või sai hiljem teada kunagi mingi hetk, aga siis juba tal see võidusõidu insener, see oli põhimõtteliselt ka niimoodi, et kuule, ära räägi praegu sellest, et äkki nagu pääseme ära kuidagi, aga ma ei tea, mis nad mõtlesid, et see oli jah hästi huvitav, et Antonelli tuli enne teda tuli sisse, pehmed alla, eks ole, nii vähe sõita, arusaadav. Ja Russell tuli tema järgi ja ta liikus nagu maru aeglaselt, et keegi nagu spekuleeris selle peale, et okei, et äkki ta siis nagu arvas, et ta juba seal nagu eemal oodates sai oma 5 sekundit ära teenida või arvas meeskonnast, kommunikatsiooni error väidetavalt. Ja niipea kui ta sinna boksis jõudis, siis põhimõtteliselt esimene mehaanik hüppas kohe nagu rattakallale ja see tähendas seda, et tegelikkuses loeti seda 5 sekundi trahvi mitte kandmiseks. Ja. Mis tähendas seda, et vahest Russellit ootas veel ees drive-thru penalty. Monacos. See nagu selles mõttes, ega seal oli teisigi, aga tegelikult suuremad mured ju tegelikult tekkisid siis, kui kõigepealt, nagu me mainisime, oli Stroll seinas, see oli viimases kurvis, siis oli Leclerc seinas ja siis selgus tegelikult, et selles samas 19. kurvis asfalt hakkas murenema. Täitsa lõpna, Monacos. Jah. Ja olidki tegelased kohal, seal vaatasid rahulikult, samal ajal harjadega lükati enne seda mudru minema seal ja tõesti nagu asfalt oli väljas ja ma vaatasin, panin see 2 pilti ka, et kus on Strolli rattad ja kus on Leclerc'i rehvid tähendab siis ja mõlemal on see sama, need rehvi, need marbles eesti keeles on puru siis äkki ja siis ka asfalditükid. Ma ei tea, kas siin saame omavahel otsad kokku tõmmata või mitte. No võivad küll olla ja muidugi pigem nagu hämmastav ongi nagu see, et see sama, et ise muidugi arvasin, et see selline teeaugud on rohkem nagu selline Tallinna munitsipaalprobleem, aga tundub, et ka vürtiriigis Monaco on analoogsed mured. Okei, ütleme nii, et sellise jõuga masinaid meil Tallinnas linnaliikluses ei ole. Et nii ta oli ja ikka tükk aega, tegelikult ma saan aru, et isegi oli küsimärgi all, et kas selle kuna punane lipp tuli välja, kõik tuli boksi. Ja mingi aeg sõideti lausa turvaauto rajalt, turvaauto taga sõideti boksist ainult läbi. Ja siis olidki tegelikult, et mis siis teha, standing start, kõik läks hästi, kõik jäid ellu ja olidki vihased mehed Russell, kes sai drive-thru, 2 ringi sõitu ja Gasly, kes sai siis vist, ta oli erinevate asjade eest selle kogunud endale vist kokku mingi 10 sekundit trahve, mis siis liideti lõpuks ta ajal otsa. Ja, põhimõtteliselt kõik rikkumised, mis oli võimalik saada enam-vähem kaeti ära nagu seal. Ja Russelli puhul, ma ei tea, kas nüüd oli see, et ta oli lihtsalt piisavalt vihane, aga ta tõmbas ju räiga vahe sisse Hamiltoni vahel ja selle tiimikaaslase vahel.
ja siis seal hakkas ju sihukest möllu ja kontakti saama. Hülkenberg lendas Sainzile, siis Sainz oli pärast tagurpidi enne tunnelit, seal veel Colapinto pani talle kõksu, et nagu normaalne mürgel, et mis ta mõtles, et käin 2 ringi, sõidan ära ja siis tulen tagasi ja vaatan, et kuhu ma sinna platseerun. Nii et jah, lõpp oli ikkagi selles mõttes, et kui selline võib-olla esimesed 50-60 ringi oli selline natukene rahulikumat, ma ei ütle tiksumine, sest taga tegelikult toimus kogu aeg midagi, seal oli taga oli väga äge võidusõit. Lindblad sõitis, Hülkenberg sõitis, Alboni boksi peatuse strateegia jättis küll küsimärgi, et just kui mängisid tiimimängu seal Williamsiga, aga kuidagi see mängis neil endale kätte. Ma ei tea, mis seal juhtus. Ja nii see sõit siis lõpetati, et selles mõttes jah, praeguse seisuga me teame seda, et Kimi Antonelli on võitja, Lewis Hamilton teine, kuigi ma sain, et seal on päris paljudel sõitjatel on veel mingisugust uurimised üleval, eks ole. Ja Hadjaril on seal see küsimärk üleval, mis juhtub, seda oli pandi vist see reiskontrolli teade, et pärast sõitu vaadatakse, kuidas ta eksis selle turvaauto protseduuri vastu. Praegu on siin ees, et FIA mingid ametlikud teaded, mis on veel uurimise all, et Red Bulli tiim väidetavalt on teinud enne tööd auto kallal, kui üldse võis. Ma praegu ei loe välja. Ühesõnaga seal veel ütleme, paberil võidusõit läheb hooga edasi ja võib-olla tõesti selleks hetkeks, kui me oleme laivi jõudnud, on tulemused muutunud ja võib-olla on Perez ja Alonso punktid saanud. Jaa, kusjuures, kui nüüd ülekanne lõppes, siis ju Perez oli väidetavalt veel seal 10. kohal Cadillac'iga, kui saab esimesed punktid, aga tal oli ka omakorda veel karistus. Seal ikka oli kõigil. Nii et nii ta oli jah, ja Lando Norrise katkestamise võib-olla siin ka jätsime mainimata, aga nii ta oli, et kahjuks ta seisma jäi. Tead, Silver, enne kui me edasi läheme, võib-olla vaataks nagu tiim by tiim natukene seda asja, aga kuna Monaco on ikkagi selles mõttes nagu nii legendaarne võidusõit, et mis on ikkagi tegelikult seal 50ndate alguses sisuliselt olnud kalendris kogu aeg ja pull on see, et ega see rada suurt muutunud ei ole. Ja tänapäevaste standardite kohaselt ilmselt F1 raja nii-öelda nagu sertifikaati ei saaks. Ilmselt mitte tõesti. Kõik need turvalised. Jacques Villeneuve'i kuldsed sõnad raja kohta on see, et see on nagu jalgratta keelutoas sõitmine. Aga selles on oma võlu ja tegelikult on ju väga selgelt öeldud, et kõik need uued Lähis-Ida ja Aasia etapid võivad tulla, aga kui sa võtad kalendrist välja näiteks, ma ei tea, kui sul on nii palju julgust, et sa ütled, et ma ei tea, Monaco jääb välja või Monza jääb välja, see pole võimalik, eks ole. Monaco on selles osas ka, et ta on nagu nendest tänavaringradadest kõige rohkem ikka see tänavaringrada, et ta ei ole tehtud tänavaringrada rajaks, vaid ta ongi. Sa sõidadki tänaval. Just, sul on viited ja sildid ja kõik asjad on olemas. Kus tegelikult hommikul tänavapuhastus masinad käivad uuesti raja üle, sest õhtul on pidu peetud. Ja ma juhtusin vaatama nüüd, kuidagi Nico Rosbergi lainele on sattunud. Millegi pärast on hakanud. Kõigist millegi pärast. Keegi ütles mulle täna ka, et siis vaatasime siin koos seda F1, et kuule, kas sa seda High Performance'i podcasti Nico Rosbergiga kuulsid. Ma saan aru, et see on nagu kulutulene. Mul on veel kuulamata, aga ma teen seda kindlasti. Ta igastahes tutvustas seda Monaco rada ja ta võttis kaameramehe kaasa, käisid seal niisama ringi ja ta näitab nagu selle raja sügavust. Et kui sa tuled sealt tunnelist välja, siis see on alla mäge ja see on ikka nagu korralikult alla mäge, see on ikka nagu järsk ja samamoodi on... See tõus, eks ole? Pärast stardikurvi? See on ikka tõus, et ülekande pildist vaatad küll, et midagi nagu seal muutub, see elevation ja maastik on, aga tegelikkuses on see ikka, ma arvan, et kui panna see sama purk sinna veerema, siis ta veereb suht kiiresti sealt alla. Ma vaatasin ka seda ülekande ajal ja ma võin sulle öelda tegelikult, et ma arvan, et see umbes nii ongi, et kui te manate endale ette Lasnamäe 9 korrusel see maja, siis seda tõus on umbes selle maja jagu. See on jõhker. Jah, et seda ikkagi tegelikult seda ronimist on päris palju. Joosta oleks seal päris nagu selline väljakutsu. Et jah, täiesti selline unikaalne, ikooniline rada ja kõik muu, mis sinna juurde ka kuulub tegelikkuses, et ilmselgelt ikkagi Monacol on täna nagu F1 sarjas, oli Bernie Ecclestoni ajal ja ma arvan täna Liberty Media ajastul ka
selline teatavad asjad, mida nemad saavad teha. Näiteks ongi nagu see, et kui seal et autasustamine peab toimuma alati seal vürsti rõdu peal, siis see, et sul peavad olema vist, et logodega ka, et mis logod sul võivad olla. Et seal ongi päeva lõpuks on nüüd siis selle Monaco automotoklubi, kes korraldab ka WRC-etappi, selle logod ja veel mingisugused detailid ja loomulikult high society ehk siis kõrgklass maailmas armastab seda. Tahetakse seal jahtide peal olla. Sviidid maksavad 10 000 dollareid öö. Kõik muu, mis sinna, kui nagu miski etapp on rahast tehtud, siis ma arvan, Monaco on. Las Vegas kindlasti on selline hea võrdluspunkt. Aga just, et ma vaatasin ka seda, et hästi huvitav, et kui Monaco etapp maksab selline keskeltläbi korraldusõiguse ees ikka 20-30 miljonit dollarit, siis näiteks Baku, võib-olla kuhu nüüd nagu sõitjad liiga palju või tiimid ei kipu minema, siis see maksab näiteks 55 miljonit dollarit. Selle peale mul tuleb kohe, et Leclerc'il on sellist tänavaringrajad ja nüüd sa tõid Bakuga võrdluses nüüd seina sõitmise protsendid suht kõrged. Aga seal ongi see, et nagu Monaco ja Monza on sellised etapid, mis saavadki natuke nagu erikohtlemist ja selge on see, et kõik need Lähis-Idad ja Aasiad, need peavadki maksma. Ja mõtle, kui sul on elus niimoodi vedanud, et sul on Monacos juhuslikult korter, mis on seal mõne kurvi kohal või ääres, huvitav palju üheks nädalavahetuseks. Nädalaks lausa. Alla nädala ei müügi. Või ei üüri tähendab nii, et Ilmselt on 10 aastaks ette müüdud ka juba. Aga see tegelikult Monacos kogu see ööbimine ongi nagu teatav probleem. Ja näide oligi tegelikult sellest aastast, kus siis kogu siis F1 promootori Liberty Media tiim, teleed, asjad, kõik, kes sinna juurde kuuluvad, nende jaoks oli siis sinna kai äärde, kui teleülekandest nägite, suurt kruiisilaeva, mis on siis, selle sama ettevõtte on siis Millist neist nüüd? See on ikka suur, see on laev, mitte jaht. Ja siis tegemist on ettevõttega, kruiisiettevõttega, mis siis on F1 toetaja ja see siis tõi ühe oma laeva spetsiaalselt sinna ja kogu siis F1 tiim elas seal laeva peal. Marketing done right. Täpselt, et see on nagu äge. Ja muidugi, Silver, mis on selle nädalavahetuse? Ma ütlen, et Kimi Antonelli 5 järjestikuline võit on absoluutselt kõva teema, aga mis on tegelikult nüüd, kui me nüüd võtame globaalselt, mis on nagu täna Monaco GP kõige olulisem sündmus? Kim Kardashian raja ääres. See oli nagu nii hea, kus siis George Russell koos oma elukaaslasega vaatavad rõdu pealt ja et kes sealt tuleb? Kim K. Et kas siis küsitakse nagu Russelli elukaaslase käest, et kas sind võetakse ka samamoodi vastu? Mitte päris. Et see oli ikkagi tõeline superstaar. Ja see on miski, mida täna tegelikult F1 tahab saada. Martin Brandel üritas temaga juttu rääkida. Nagu mõnikord on selles, sõltub, mis telefoni kasutad või mis äppi sa kasutad ja on lihtsalt see, et kohale toimetatud ei ole isegi vaadatud. Ja seal on, ütleme nii, et see naisterahvas ilmselt on harjunud ignoreerima kõiki, kes nagu tema sellisele nagu levelile ei jõua. Võib-olla ta, ma arvan, et ta suhtlebki natuke nagu erineval lainepikkusele, et see, mida sa räägid, see lihtsalt tema kõrvus ei kosta. Et mingi teine heli peab olema. Aga see sagedus, mis ta on Lewis Hamiltoniga teinud, tundub, et toimib. Tundub küll, jah. Et selles mõttes nagu sellist nagu melu oli seal ikkagi tegelikult väga-väga palju ja mõtlen veel, mis on nagu sellised huvitavad asju tegelikult silma jäi on see, et see on nagu traditsiooniliselt rada, kus ju GPS väga ei levi. Ja kas ma mäletan nüüd õigesti, et see tegelikult see Grand Prix, see rada ongi ju alguse saanud 2 rattalt, jalgrattasõidult? Võimalik, kuigi tegelikult seal on kuskil 20. paiku sõideti seal juba esimesed võidusõite, aga mis ei tähenda seda, et seal ennem ei sõidetud jalgrattaga, ma jään sulle siin vastuse põlgu. Võib-olla mis veel siin nagu melu poole pealt, McLareni 1000 GP, tulemus oleks võinud olla parem ja Fred Vasseur siis tegelikult kvalifikatsiooni ajal viibis hoopiski kohalikus haiglas läbivaatlusel, et paljud arvasid, et võib-olla Ferrari selline kvalifikatsiooni tagasilöök võis ka sellest olla, et tiimi pealiku, kes on väga selles mõttes
ikkagi tiimi pealik sõna otseses mõttes suure algustähega, et teda ei olnud, et see võis ka mõjutada. Ilmselt küll ja õnneks aga täna oli tagasi. Õnneks on tagasi ja pigem on hästi ja Adrian Newey oli platsis. Jah. Märkmik käes. Jah, ilmselt oli põhjust kohale tulla, nii et jah. Aga kui me nüüd natuke võtame nagu selles mõttes nagu võistlusest ka uuesti, siis tõepoolest vabatreeningus juba siin juhtus Cadillac, piduriprobleemid, Perez suutis auto põlema panna ja Bottasel lasi kaugemal ei olnud. Ei. Et, aga nii jäi kõrbu, et uue tiimina neil tegelikult pole lihtsalt sellelt rajalt reaalset datat, et see rada on nagu see, mis nagu sõidust tulnud datat. Et kui sa nagu simulaatori baasil seda rada vaatad, siis sa ei saa seda õiget kätte. Ja väidetavalt see simulaatori teema, Paul Aron oli öö läbi lasknud simulaatoris ringi, et testida erinevaid seadeid Gaslyle just ja väidetavalt sai toimima. Töötab, not. Et selles mõttes... Seda ütles Jolyon Palmer, mitte mina. No aga kui Jolyon Palmer ütles, siis järelikult nii on. Hea töö, Paul. Super. Nii et eks seal juhtus, jah. Beerman 3. vabatrennis kolaki seina. Aga see on jälle see Monaco eripära, et mingi koht, kus inimesed öösel siis käivad üle tee sealt. Ja see oli siis ilmselt natukene, ma ei oska öelda, kas sinna oli mingi džindoonikut või mida iganes maha loksunud või aperoli, ma ei tea. Ja siis lihtsalt selle koha peal oli näha selgelt tegelikult ju Alex Brandel ka näitas seda, et näete selle koha peal hakkas see auto saba liikuma, kus ta sattus natukene sellise libedama koha peale. Aga õnneks mehaanikud tegid imet ja mees oli kenasti kvalis tagasi. Tulemus muidugi liiga hea ei olnud. Aga kui me nagu team by team lähme, siis võitja tiim Kimi Antonelli versus, mis see Russelli koht nüüd lõpuks jäi? Russellilt näitab, mul on top 10 ainult ees ja seal ma Russelli nime ei näe. Tal oli drive-thru, eks? Ta oli drive-thru, jah. Ja ma näen siin niimoodi, et on top 3 on ju. Antonelli, Hamilton, Hadjar. Siis tuleb Oscar Piastri McLareniga. Racing Bullid, Liam Lawson, Arvid Lindblad 6-7, 5-6. Pierre Gasly 7, Alex Albon 8, Esteban Ocon 9, 10, Sergio Perez, Cadillac. Praegu. See on, jah, aga see võib kõik veel muutuda, eks ole? See on, jah, see tuli praegu tunnike tagasi. Võib-olla vahepeal on midagi toimunud. Ma võin siin vaadata, kas ma näen siit ka midagi. Aga üle pika aja on selline olukord, kus ka ametlikult lehelt ei saa tulemusi kätte. Ongi, mul on ka, ma võtan ametliku lehe praegu sel hetkel ja ongi Perez. Ja F1 enda kodulehel on täpselt sama seis, et ei ole seda terve TD-tabelit, on nagu need, kes on pigem kindlad. Ja Russell on siin 13. Nii et jah, aga... Võtame siis Mercedes. Mercedes, tead, ma vaatasin seekord väga hoolega, mul oli piisavalt aega vaadata ka vabatreeningud ära. Ja ma mõtlen, kas see teine või 3. vabatrenn, ilmselt oli teine vabatrenn, kui oli Toto Wolff koos siis tiimi tehnilise direktori olid seal raja ääres. Kõigepealt olid vist, kas olid seal Neuvilli šikaanis ja siis hiljem ka swimming pool kurvis, kus tegelikult see äärekivide lõikamine oli. Nad olid oma silmadega tulnud vaatama seda, et mis seal siis toimub ja see on siis, mida tegelikult ka kommentaatorid ütlesid, et see miski, mis Totole, mille Totole kleepis külge Niki lauda. Sest Niki oli mingil hetkel, Niki oli konkreetne vana. Ja ta ütles Totole, et mis asja nendest ekraanidest vaata, et lähme vaatame, kuidas nagu päris elu käib. Ja läksidki siis raja äärde, et näha, kuidas autod tegelikult käituvad. Sest olgem ausad, Mercedes ei olnud alguses nende äärekividega sina peal ja nad suutsid selle vähemalt ühe auto jaoks või ühe sõitja jaoks kvalifikatsioonis korda saada. Ja minu arust isegi oli Antonelli see, kes treeningutel väga otsis nagu see, et kus nüüd auto peab ja kus ei pea. Ja Russell pigem oli see, kes nagu ei andnud seda max performance'it sealt välja, ei ajanud taga või julgenud ajada. Sest ma pakun, et see Kanada laks oli ikka väga valus talle. No kuule, aga 5 võit. Kimi Antonelli, 156 punkti. Hamilton on tõusnud teiseks 90 punkti. Russell on 3. kohal 88 punkti.
Russellil on tegelikult väga keeruline. Okei, me nägime eelmine aasta tegelikult samamoodi, mismoodi Piastri ju tegelikult hooaja alguses oli kõik, et okei, et see on nüüd nagu Piastri võib selle tiitli ainult kaotada, mitte Norris võita, eks ole. Ja läkski nii. Et ega tegelikult me ei ütle, et see kõik võib uuesti pea peale minna, aga Kimi oma kuidagi sellise mõnusa vaibiga, lahe söke Itaalia kutt, teeb nalja oma selle võistlusinseneri Bono üle, teeb mingit pränke kuskil seal boksialal, et see hea vaib on ja täna tegelikult selgelt, siin ei ole mingit küsimustki, Kimi Antonelli ja Mercedes esisõitja. Pigem on. Et see on nii. Meeskondade poole pealt järgmisena ta huvitav vaadata muidugi mis Mercedes edasi, sest Mercedesel on üks väikene selline ohukoht või siuke tuli põleb on nende mootor täpsemalt öeldes aku probleem. Ja. Et me oleme näinud siin Russellit, me nägime siin vabatreeningul ka Norrist, kellel oli sama mure, siis auto lihtsalt kustus ära. Ja täna tegelikult Alpinid muidugi väga hästi töötavad. Jah, aga samal ajal Norrisil oli ka täna, eks ole, probleem, et see on mingisugune selline väike ohukoht, kuna nüüd nad üritavad aru saada, et milles see probleem täpselt siis on, et sellega täpsemalt tegeleda. Ja kas neil on ka veel see teema, et see hooaja alguses oli see mootori põlemiskambri mingi need rõhu suurused, selle otsust ka pole veel vist teada. Et jah, siin selles mõttes vaatame, mis Mercedeses saama hakkab, aga Ferraril kõik enne etappi juba ja tegelikult ka pärast vaba treeninguid riputasid ikkagi Ferrarile kaksikvõidu, et mida tegelikult pärast ütles ka kvalifikatsioon ütles Hamilton, et tegelikult me oleks pidanud olema B1 ja B2, aga läksid mingid seadeid näppima ja läks nii, aga vaatamata kõigele Hamilton ikkagi suutis siis siit ära tuua teise koha punktid, tõusta MM-sarjast teisele kohale ja Charles Leclerc lihtsalt see piduri probleem, mida ta tegelikult rõhutas ja vaata, kuidas ta valis sõnu. Jah, et mitte nagu tiimi kohta halvasti. No kuidas ütled tiimi kohta halvasti, kes on just tõenäoliselt aastani 2030 ära palganud, eks ole? Ta ütles niimoodi ka veel, et ma tunnen ennast vihasena, ma tunnen ennast kurvana, ma tunnen ennast mega pettununa ja ilmselt ma ei saa veel paljusid asju öelda veel, mis nagu seest läbi käib ja need, kui sa oled ju see Leclerc'i nahas muidugi ja emotsioon tuleb täiega peale ja lähedki keema, oledki tuline, aga see on nagu väga valus ka kõrvalt nagu vaatajana vaadata, et nagu siuke, mis on see Red Bulli teise sõitja needus või nüüd on nagu, ma ei taha öelda, et on needus. No aga Hamilton on, mina arvan, julgen väita küll, et Hamilton on hetkel on Ferraris ikka väga heas kohas, et natuke siuke sweet spot hakkab tekkima, et kui ta eelmine aastal ikkagi tõsiselt hädas, siis sel aastal ta ikkagi teeb ja toimetab ja kui sa ikkagi oled seal Monacos ütled, et ma saan aru küll, et Leclerc on siin nagu see ühe ringi kiire sõitja, aga ma arvan, et ma olen ka. Ja tõestaski seda. Simulaatori jättis natuke tahaplaanile, tundub, et päriselu sobib rohkem. Ülekannetes mainitakse räigelt, et see lühem auto ja enam seda maa külgetõmbejõudu ja ground efekti, et see ajast on selja taga ja nüüd on jälle see, et kus saab autoga tantsida ja kui sõidustiil sobib, siis see kindlasti talle sobib. Jah, et tundub jah, et ta on praegusel hetkel heas kohas ja kui me vaatame nagu MM-i seisu ka 90 versus 75 punkti, siis seal käib selline päris korralik võitlus ja Charles Leclerc tõepoolest on eluaegne Ferrari sõitja, ma saan sellest aru, et ja kui me tegelikult hakkame nagu hästi nagu vaikselt mõtlema, ega me ei saa, aga kuhu tal mujale minna oleks olnud? Lihtsalt et kas see on nagu nii pika diili, lepime kokku. Ainuke asi, mis praegusel hetkel, ma mõtlen just top tiimides, mingisuguse sellise virvenduse või tegelikult isegi väga kergemat laadi tsunami tekitab, on see, kui Max Verstappen otsustab midagi. Ilmselt. See hakkab nagu paneb klotsid liikuma. Vahepeal käis mingid kõlakid, et McLaren ja Red Bull vahetavad sõitjad ära. Sa Silver tead väga hästi, et F1-s on lepingud ja neid lepinguid saab alati üle vaadata.
Seda ütles ka Bernie Ecclestone vist. No Bernie Ecclestone, tema puhul on see jah. McLaren sellel nädalavahetusel, ma arvan, et Piastri 4. koht olukorras, kus seal ümberringi sõdureid kukkus. Hetkel 4. koht. Hetkel jah, et tegelikult see on hea tulemus, sest nad ei olnud kaugeltki seal, kus nad oleksid sel nädalavahetusel tahtnud olla. Nad ei saanud aru hakkama äärekividega, nad ei saanud hakkama aeglaste kurvidega. Jah, ta ütles veel niimoodi pärast seda intervjuud ka, kas oli kvalifikatsioonis, et mis oli sinu jaoks nädalavahetus kõige raskem? Olla kiire, oli vastus. Et see on, et McLaren jah, selles mõttes ei olnud kindlasti õiges kohas ja vaatame, mis siit edasi saama hakkab. Tiimide poole pealt Red Bull, Verstappen siis nagu mainitud, ilmselt mingite mootori probleemide tõttu, mille kohta me veel hetkel ei tea, stardis sisuliselt katkestas, ta ei teinud isegi ühte ringi, ta läks kohe pitti. Aga Isaac Hadjar meenutas vanu nagu F2 aegu, see Hadjar oli tagasi, kes nagu ikkagi ikka nägi tõsiselt vaeva sellega, et vaielda oma selle inseneriga. Insener ütles, et me tegeleme, me teame, et on probleem, tegelege kiiremini. Ja, aga jah, selles mõttes antud olukorras ikkagi tegelikult, kus sa ikka mootoriga pidurdada ei saa ja mingisugused muud mured on sul seal ja ütled, et mul pole autol jõudu. Muidugi me ei saa nagu absoluutselt Silver nagu puhta kullane seda öelda, mida nad sõitjad seal, nad ka hämavad. No ikka jah, muidugi. See on ju ajad eetri segadus. Kunagi võis ju niimoodi teha, et paned boksi teel vennad valmis, et äkki tulevad boksi, aga keegi ei tule. Nüüd enam nii väga ei tohi teha. Ja, et tegelikult ütleme nii, et jah, hea ja halb nädalavahetus. Lihtsalt peavad aru saama, et mis seal Verstappeni autol oli ja tegelikult ka mis probleemid olid siis Hadjari autol. Ja mis ka Verstappeni autol hästi olid, sest mitte kuskilt 1000 kehvem aeg kui Antonellil lihtsalt. Ja, et see oli nagu vägev. 1000. Mis me siis tiimide poolt järgmisena võtame Alpiini või? Alpiin, jah, muidugi. Nagu ütleme, Paul Aroni hea töö. Käslil lihtsalt oli neid paganama karistusi, oli niivõrd palju kukil ja see tähendaski siis seda, et tegelikult lõpukokkuvõttes hetkeseisuga, rõhutan hetkeseisuga. Ma enam häält ei kuulnud. 7. koht. Ma enam häält ei kuulnud, kui intervjuud andis, aga see nägu oli lihtsalt, sa näed, või see umbes sama nägu, kui Alonso tiitli kaotas seal 2012 aastal Brasiilias, umbes sama nägu oli. Et, aga Colapinto oli kogu nädalavahetuse, ütleme nii, et ta ikka väga kompas piire. Ja läks ka üle nende, et ta ikka sõitis seina, aga ta sõidus, mis ta meil siin lõpuks oli Colapinto 15 on minu andmete kohaselt praegusel hetkel. Jah. Et okei. Aga jah, selle etapil selgelt ikkagi Gasly oli väga hea ja lihtsalt ongi 15 ja viimane. Et kui need jah, sest 16 on Sainz, kes juba enam ei ole seal lõpetajate seas. Eks tal oli siin ka omad mured. Aga võib-olla hüppasime Alpiinist liiga kiiresti üle. Racing Bull. Margus, ma korra sellele toon ka, et kas sulle tundub või ma kujutan ise, et seal Alpiinis sees on ka selline kehtestamise olukord, kus nagu Gasly justkui tahab näidata, et mina on number 1, aga samal ajal Colapinto on ka, et kuule, mis asja, ma võin ka number 1 olla. No eks nad mõlemad tahavad järgmine aasta Gucci ülikonnaga käia. Jah, aastast 27 on siis Gucci Alpine F1 tiim. Et see oli siis ka üks selline nädalavahetuse eelne uudis, mis tuli, et selline sponsorship deal tehti. Ägedasse kohta oleme jõudnud, kui kunagi tehti nalja, et on energiajoogi võidusõidu tiim, siis nüüd on riiete brändi ja ma ei tea isegi, mis segu seal veel on. Luksuskoobad. Ei, kui me võtame, Louis Vuitton on kohal, eks ole, et miks ei peaks siis olema Gucci, et täna tegelikult see, et niivõrd palju naisvaatajate või nagu tellijate või naisfännide osakaal on kasvanud viimaste aastatega, tähendabki tegelikult seda, et su kogu see haare läheb laiemaks, et sul on nagu rohkem toetajaid, et varem oli, sa olid ikkagi nagu nii, kuidas ma ütlen, selline õli ja refiga seotud asjad, aga nüüd täna nagu see, et sa lähed nagu kõrgkultuuri juba, mis tegelikult on päris äge. Renaissance.
raha palju. Aga Racing Bull, kuule, halloo, 5-6, Lawson 5, Lindblad 6. Lindblad muidugi lõikas kasu sellest punasest lipust, sest ta oli ju see, et temal olid rehvid vahetamata. Just. Ja siis temas, chill, vahetame ära. Mitte midagi ei muutu. Yeah. Jõudis kuidagi ära kannatada. Nii et selles mõttes nagu au ja kiitus ja ma arvan, Racing Bull võib küll endale täna õhtul pai teha. Ja Lindblad oli kusjuures see mees ju, kes esimesel vabatreeningul ütles, kuulge kutid, mul on see vist steering lock ei ole siuke, mida vaja täpselt, ma ei tea, kas ma võtan kurve välja ja milline ümberpööre järsku selles võidusõidus. No. Ja. Nii, aga siis meil siit tulevadki Williams. Williams oli nagu yes, Williams, ja siis mingil hetkel oli nagu Williams, mis toimub? Täpselt. Nagu... Et kuidagi nagu paistid silma ja siis järsku nagu jälle nagu ei olnud ja ei saanud asjadele pihta. Minu meelest ei saanud sel nädalavahetusel eriti asjadele pihta ka Haas. Jaa, väga kummaline. Et nad olid, Berman käis seinas, eks ole, aga Ocon kuidagi suutis... Bermanil ei vedanud ka nende lippudega kvalifikatsioonis, sellepärast jäi ka välja. Aga... Ja katkestas ka põhisõidu. Jah, aga Oconile tuli raadioside justkui nagu üllatusena, et mis asja, tegelikult jääme välja või mis asja, et kuidagi kas strateegiliselt läks midagi nihu või ma ei teagi, mis seal juhtus. Ja kui ma võtan siit nüüd Audi, siis Audi tegelikult... vabatreeningutes jättis väga hea mulje. Väga hea mulje. Ja ilmselt Audi oleks pidanud sama tegema, nagu Margus ütlesid, et Toto Wolff ja Niki Lauda omal ajal tegid, et lähevad vaatavad raja üle, kus võib seda barjääri raseerida, kus mitte, sest Portoletto 1-1 oli ju selline, et ta enne Neuvelli seda šikaani läks barjääri nagu suudlema, aga seal on see tugi vastas ja meedrustus ütles üles. See oli hästi huvitav, mis toodi ka välja, kui nüüd seda sinu teemat korraks edasi arendada, et kui sõitjad käivad raja läbi, siis nad vaatavad ka seda, et kus kohas sa võid vastu seda nii-öelda nagu rajapiiret sõita, kus ei ole sellist nagu tugevdust taga, kus piir paindub natukene läbi, eks ole. Ja jätavad selle meelde ja see ongi nagu see, et okei, siin ma võin musi väikse anda, eks ole, aga mingid kohad on see, kus tuleb nagu eemale hoida, kus see barjäär ei liigu mitte millimeetrikki tagasi. Et jälle selline väga huvitav ja Audi kvalifikatsiooni tulemused olid ka 13 ja 16 Hülkenberg ja Portoletto, et kuidagi seda vabatreeningute hoogu ei suudetud päris ära realiseerida. Ja siis on meil muidugi veel jäänud 2 sõpra. Cadillac tegelikult üllatas positiivselt ja kui see nüüd nii jääb, siis ma arvan, et see on nende jaoks nagu ülipositiivne üllatus, esimesed punktid ja kui me vaatame seda, et Audi ju tegelikult siit punkte ei saanud, eks ole. Praegu veel mitte. Jah, et praegu veel mitte, eks ole. Sest, ma ei tea. Portoletto. Alonsolt vaevalt midagi ära võetakse, Perez on uurimise all, Ocon, ma ei tea. No ei tea, jah. Ei olnud seal midagi otseselt all. Et Audi viimast punktid, ainsad punktid on ju Melbourne'ist tulnud, et algas kuidagi nagu hooga. Aga Cadillac, selles mõttes nad olid piduritega hädas, ehk siis need kuumenesid üle, esipidurid. Ja samal ajal sõiduks, just hooaja eelvis tegelikult nagu vaadati võib-olla natuke rohkem Bottase otsa. Jaa. Et Bottas peaks olema see mees, kes siis nii-öelda justkui nagu võiks olla selle asja vedaja, aga kui ma nüüd päris ausalt ütlen, siis minu jaoks Bottas on sel hooajal suutnud sõita täiesti nähtamatult. Ta on isegi, ütleme, et ta on isegi natuke rohkem jalgrattaga sõitmisega mulle silma jäänud kui vormeliga. Ta on nagu isegi testisõitja nagu. Ja ta nagu ei ole. Perez, selles mõttes Perez, okei. Ja see tänane tulemus, jälle see, kõik ümberringi minestavad ära. Ma ei tea, mine võtame, nopime punktid ära, väga õige. Ja Perez on selles mõttes võitleja. Jaa, ta on ikka megavõitleja alates juba sellest, kui Sauberi ajast ja McLareni ajast. Tegelikult McLarenis hakkas ju Jenson Buttonile ka vaikselt kohta kätte näitama. Ja Monacos just nimelt, kui ta tegi neid manöövrid, ta läks Kimi Räikonenist niimoodi mööda, et sa hoidsid hingi kinni enne seda Neuvelli šikaani, lihtsalt sa vaatasid natuke pilpaid lenda juba, aga nagu Perezil on. Ma ei tea, kas tal on see teema, et ta oskab nende aeglasemate masinatega nagu paremini sõita või tal lihtsalt on seda... Aga ta on linnaraja sõitja ka. Ta on linnaraja sõitja. Ta oli ilmselt seda verd ka natukene sees. Ja samal ajal nagu ta on saanud meeletult kriitikat nüüd Red Bullis, aga nüüd Cadillac'is on ta justkui nagu uus messias, kes tuleb ja päästab. Selles mõttes, Perezile nagu nukid, et see oli väga ilus esitus.
Ja siis on Aston Martin, nagu sa ütlesid, isand Newey oli küll kohal. Ma ei tea, kas panid tähele, kas nad see nädalavahetus tõid mõne upgrade'i või jätkavad ikka sama autoga, millega nad Austraalias rajale tulid? Alonso ütles niimoodi, et hübriidi kõlba rajale. Stroll ütles niimoodi, et neil on edasiminekuid olnud. Aha. Alonso ütles ka seda tegelikult, et mingid rütmi nad on leidmas. Aga üks asi veel. Newey kommentaar ülekandes oli väga positiivne, et ei olnud enam see, et Honda paha, vaid pigem me lahendame koos neid asju. Ja, sellest ma olen aru saanud, et nad nüüd tegelikult üritavadki sellest kõigest aru saada, et kus siit midagi valesti läks. Ja ma ei tea, ma olen millegipärast, nimetage mind kummaliseks, aga ma olen millegipärast endiselt sellel arvamusel, et see, et upgrade ei tule, mitte midagi ei tule. Varsti tuleb siis suvevaheaeg, mis lõpeb teatavasti, algab juulis ja lõpeb augustis, eks ole. Kuu aega justkui nagu see midagi ei tohiks teha. Mul on selline kuri kahtlus, et me näeme hooaja teises pooles nii-öelda B-spec autot Astonilt. Me näeme raudselt ja see on F1 on ka selline kuulus uus vanasõna, et kui asi toimib, siis ta on upgrade, kui asi ei toimi, siis ta on update. Lihtsalt selgituseks B-spec auto on siis see, et sa tegelikult tuled nagu täiesti uue autoga välja. Ja see võib olla see, mida nagu suunaga aastale 27 tehakse. Vaadatakse juba selle pilguga edasi ka. Et näis, igal juhul ma loodan, et nad on mängus sees. Alonsol täna hetkeseisuga jäi üks koht punktist puudu. Ja Alonso puhul see ka, et 2001 aasta Minardiga ta ei alustanud nii madalalt kui nüüd täna. No nii on. Aga jah, lõppkokkuvõttes ma võin öelda, et kui me vist aasta aega tagasi saime 4 möödasõitu Monacos, siis seekord neid oli pigem rohkem kui 4. Pigem oli rohkem, nii et selles mõttes kokkuvõte võiks tegelikult Monaco GP-le olla see, et päris lõbus sõit oli. Ja see ei ole lõppenud veel. See ei ole lõppenud veel, see käib edasi, eks ole, tulemuste osas, ametlike tulemuste osas. Ja ma ütleks ka veel seda, et kõik need korrad, kui Monaco GP-d on maha tehtud, öeldud, et ainult kvalifikatsioon loeb, siis muidugi kvalifikatsioon on väga suure osatähtsusega sellest nädalavahetusest üldse, siis me tegelikult täna saime 2 asja, me saime üliägeda põhisõidu ja me saime sellisel lõpus sprindisõidu ka veel nagu sprindi formaadi. 2 stardiga. Jah, täpselt. Ja see otsus, et teha seisev start, et ei ole rolling start või ma ei tea, boksist, kus iganes. Et see näitab ka seda, et arvestades need karistused, need kõik kõrvale jätta, siis tegelikult see suhtlus võistluskontrolli ja üldse tiimide vahel ja üldse turvapersonali, seal rajapersonali vahel, et see pigem oli paigas. Ja ei saa kunagi öelda, et F1 on igav. Just, ja maailmameistrivõistluste liidrina väga turvalise eduga, 156 versus 90, siis Antonelli ja Hamilton. Kimi Antonelli on sarja liider, selle pealt minnakse edasi juba meil nüüd Hispaaniasse, ehk siis Barcelonasse, Barcelona-Kataloonia ringrada. Ja see on väga igav rada. Juba sellel nädalavahetusel. Ja see on nüüd nagu selles mõttes ikkagi rada, kus on ikka sellised pikka sirged ka. On pikki ja looklevaid kurve, natukene selliseid aeglasemaid kurve ja no vaatame, kellele see rada seal paremini sobib, ehk siis sellisest klassikaliselt linnarajalt minnakse nüüd nagu päris ringrajale tagasi. Päris ringrajale, ja 2022 ma ise käisin seal etappi vaatamas. See on ikka, kui sa päriselt seal oled, siis esiteks see temperatuur, mis seal juba on, ja see, kuidas asfalt soojeneb ja see, kuidas rehvid peavad, see, kui palju sõitjad esimeses kurvis vahepealsetes nendes essides maid jagavad, seda kõik oma silmaga näed, see on ka üks crazy asi lihtsalt. Aga mis meil on olnud? Meil oli nüüd on ju Monaco GP, meil on kokku olnud 6 etappi, 7 etappi. 6 etappi. 6, hästi palju erinevaid arvamusi on olnud hooaja kohta, reeglite kohta. Meil vist haised hakkab sinna poole minema, et pigem asi hakkab tasakaalustama natukene, et on hea hooaeg. Jaa, ma olen ka pigem seda meelt, et on hea hooaeg. Lihtsalt nüüd ootakski tegelikult Ferrarilt, McLarenilt ja Red Bullilt
mingisugust järgmist sammu võrreldes Mercedesega, sest Kimi Antonelli, see, mis ta täna tegelikult Monacos tegi, see oli imetlusväärne ja see, mismoodi ta tegelikult lõpus ka kvalifikatsiooni enda kasuks pööras, näitas, et ta mentaalselt endaga vist sellises heas kohas ja seda vaibi nii-öelda kellegi rikkuma hakata, see on nagu selline päris korralik väljakutse. Aga näis, juba tegelikult siis nagu öeldud, sellel nädalavahetusel toimub järjekordne etapp, minnakse Hispaaniasse ja mis tähendab seda, et me oleme kiirusega täpselt nädala pärast tagasi. Silver, aitäh sulle! Margus, aitäh sulle! Kuulmiseni, nägemiseni!